Tere, tuli kutse teha lugemine jah, ei või võib-olla vastusega. Nii et kui sul on mingi küsimus, millele saab vastata jah, ei või võib-olla, siis keskendu hetke selle küsimusele ja vaatame kaartidelt lähemalt järgi. Tänased valikud on siis A, B, C ja D. Nii et mitte numbrid, vaid tähed on seekord. Ja nüüd, kui sa pane pausile, kui sa vajad aega, ma panen ka siia alla ajatemplit, sest mulle kirjutati Instagramis, et palun pane ka need ajatemplid sinna video alla, sellepärast et mõnikord on nii, et ma võtan oma numbri, vaatan seda ja ma tulen sinna, tahan mõnikord tagasi tulla, et uuesti vaadata ja siis on nagu raske seda kohta üles leida. Ja nüüd, et ma vahepeal olen ajatempleid pannud, siis ma vahepeal ei pannud, aga eks ma nüüd püüan taas ajatemplid alati lisada, kui nii ilusasti küsitakse. Ja siin pane paus ja mõtle oma numbrile. Mina nii kaua siis segan ja kas A, B, C või D. Sina, kes sa valisid A. Sina, kes sa valisid A, on tegelikult, vabandust, mul on siin aken lahti ja kesklinnas elan. Palav on lihtsalt, siin on väga-väga päikseline korter. Ja number A on siis... Mis number A? Number A, täht A, kes valisid A. Neile tuli tegelikult valikud, neile tuligi emba-kumba, neile tulebki võib-olla vastuseks sinu küsimusele. Et kaalu plusse ja miinuseid, see määrab ära sinu saatuse. Sul on mingid valikud ja me tundubki, et sul ongi nagu valikud kahe vahel. Ongi coin toss, eks, kas see kiri või kull on ju, öeldakse tavaliselt. Tasakaalus. 2 lugu on igale loole. 50-50 chance, ütleb jah. Ootamatu, unpredictable ja ei suuda otsustada. Võtta take a chance, et vali ära või hakka kuskilt otsast. Siin on nagu maybe. Ma ütlen, et siin ei ole jaa ega ei, siin on nagu maybe lihtsalt, võib-olla. Vaatame, äkki minu kaart oskab täpsustada. Tasakaal. Ja, et ei ole õiget ega valet valikut, vaid on tasakaal. Tule hästi enda keskmesse. Huvitav, et siin all, kaardipaki all, kui te näete, siit tuleb nagu kaksik hing. Mis see tähendab? Vastus on see, et draama kolmnurk. Siin võib olla mingit suhete küsimus, valikute nagu kellegi inimeste vahel, mul on niisugune tunne. Sellepärast, et inimene on draama kolmnurkas, mul on niisugune tunne. Ja siis ongi nii, et on raske valida, sellepärast, et ohver, süüdistaja, päästja, kõik vahetavad, on neid samu rolle. Millegi pärast ma tahab tulla A selline. A nagu armu kolmnurk, ma tahaks öelda. Nii, olgu, aga B, sina, kes, ja mingi huvitav valgus on siin, sinine valgus, huvitav. Sina, kes sa valisid B, mõtle, sina oled mõelnud nüüd oma küsimusele ja sa tahad seda vastust saada, mis elu sulle praegu juhuse tahtel saadab. B, kas jah, ei või võib-olla? Kas jah, ei või võib-olla. B, issand, kui ma ütlesin B, siis tuli mul kohe märksõna beebi, vaata,
ei ole nagu võimalik. Et kui sa küsisid mingi, no beebi võib tähendada ka mingi projekti algust, aga beebi ma millegipärast tunnen siin ütleb ka child, laps, eks ju, ja vaata neid toddlerisi on ju, siin väikelapsed. Siin võib olla kellegil konkreetne küsimus, kas ma jään beebi ootele või kas me võiks saada endale, et võib-olla keegi, kes mõtleb tulevikku heaks natukene. Võib-olla kaalub, vaagib, võib-olla alles mingid niimoodi on ju, või mingid projekti. Siin võib ollagi kahe otsaga. Mõne jaoks võib olla siin tõesti reaalselt, mina tunnen väga suur enamus, võib olla keegi, kes arvab, et küsis rohkem, et kas ma võiks saada näiteks, kas me oleme valmis lapseks või kas me võime saada lapseks, sest siin kahekordne kinnitus tuli, siin on väga suur enamus see. Et või siis projekti uus algus, eks ju, beebi on nagu ka, keisrinna on tavaliselt ka nagu kujutatud sellise beebi kõhuga, sellepärast, et ta on väga hea loominguline ka uutele projektidele sellise algataja küps selline looja, toitev seda. Ja ma tunnen, et siin siin võib olla ka siis enda sisemise lapsega, aga ma tunnen, et mingi beebi laps, mingi beebi ootus, mingid vastused, kas, mis, jah, vastus on jaa, kui sa selles mõttes vastus on jaa, time to play ja ole ka lapsemeelne. Kui sul on mingi uus projekt, siis võta seda projekti hästi selliselt lapsemeelselt, mänguliselt, tänulikult, voolavalt, uudishimulikult, et anna ruumi ka avastamisele või arendamisele, originaalsusele, autentsusele, lihtsusele, kõigele sellele, et niisugune lapsemeelsus ka, kui sa mõtled siin projekti osa. Ja, et mitte liiga tõsiselt. Do what you love. Ja siin on hästi 50-50 ikkagi seda, et kas mingi uus projekt või beebuška, igatahes vastus on jaa, tundub, et kahekordne jaa, et B on siis ju ka beebi, eks ju, baby. Nii, sina, kes sa valisid mis number, jälle vana harjun numbritega, C, sina, kes sa valisid C. Mis on sinu vastus? Ai, huvitav, siin tahtis mul märku. Ma ei võtnudki enda kaarte, seepärast minu meelest oli siin vastus väga selge sellel B-l. See oli väga huvitav praegu. Teate küll seda kaarti, see musta lese kaart. See ei tahtnud mul pakki sisse minna, tahtis mu tähelepanu. Protestis. Kas sul on... Kas sa küsisid kellegi inimese kohta või ühesõnaga hoiatus on? Kaardid hoiatavad kellegi eest, kes on justkui nagu must less, kes ei ole heatahtlik. Kes ei ole heatahtlik. No kes ta on? Ta on suur manipulaator, eks ju. Et teate, ma võtangi selle kaardi välja, seepärast, et see ei tahtnud üldse minna ja ta jäi kripeldama. Ma otsin selle ikkagi välja. Ma alguses kiirustasin, kuid ma tunnen, et see oligi vastus. Ja mis see siis on? Celsius. Mingi kuum keegi, siin on kellegi inimese kohta küsitud. Keegi, kellega võib olla kirg, aga on suur oht su enda heaolule, sinu enda tervisele. Siin võib isegi olla elu ja surma küsimus, nagu me teame seda musta lese, seda nii, et pigem ma näen, et kaardid püüavad sind hoiatada. Celsius on vaata see, termomeeter, Celsius, mingi kuumus. Ta võib tekitada sinus sellist kirge, kuumust,
Kuid kaart, see on nii kaart, kohe kui ma selle küsisin, seda vastus tuli enne, kui ma jõudsin selle välja öelda, selle küsimuse. Või siis õigemini täpselt samal ajal. Ja ma ikkagi austan seda esimest märki. Tuleb veel üks vihje. Kohe räägin. Oi. No siin on nii palju neid kaardipakke. Ja ma näen väga palju märke selle kohta hoiatusi. Elu ja surma küsimus. Ja see oli see kaart, mis ei tahtnud kaardipakki sisse minna tagasi. Ma pean olema aus ja võtma ma austan seda, kui kaardid või märgid näitavad esimest impulsi. No mis ta siin ütleb, siis me kõik teame, kes on must lesk, eks ju, Black Widow, reetmine, hoiatus, twistid on manipulatsioon, oht, toksik situatsioon või suhe, kontrolli veebistik, ootamatu rünnak, mürgine, madal vibratsioon. Ühesõnaga, siin on hoiatus, et tugevda oma kaitset. Ja mul on isegi tunne, et sa küsisid võib-olla isegi ühe inimese kohta ja kaardi vastus on tegelikult päris selline. Ja väga, väga tõsine. Ta on sind valinud ohvriks. Vabasta. Ta on sinuga manipuleerinud. Sa oled tema jaoks mängukann, basically. Ja soovitus on, mis mu pilku püüdis, kui ma otsisin seda kaarti, soovitus on fööniksina tõusta, tugevdada oma kaitset, võtta seda kõike kui üht suurt õppetundi, näha asju reaalsena, teada, et sa oled igavikuline hing, ära võta mõistusega asju, vaid tasakaalusta endas keha, meel ja hing, et sa ei ole ainult see ega sinu kogemused, sinu mõtted, sa oled palju enamat kui see, eks ju, taasta ennast, taassünd, hävita, aga hävita kõik see vana, et uus saaks, või tee uue ruumi. Tõuse tuhast, uus ala, alkeemia, sa oled alkeemik, sa suudad seda teha. Ta on sind nurka mänginud ja tegelikult on ka iseennast nurka mänginud. Ta on liiga kaugele läinud, liiga kaua. Ja seda on märgatud, mitte ainult kaardid ei räägi, ma tajun, et ta on seda teistegagi teinud. Ja asi ei ole sinus, ära võtta isiklikult, asi on temas. Parim, mis saad teha, on hoolitseda iseenda eest ja et lõpp on alles uus algus. See on number 3, ehk siis see Celsius ongi see, et Celsius on see, et temperatuur, et see inimene tekitab sinust temperatuuri, manipuleerib sinuga, kontrollib sind. Aga sina kütta oma elujõu temperatuuri, mida ta on püüdnud tegelikult sinult võtta, sinult röövida. Sina täida ennast sellega ja las see sisemine tuli, sisemine vägi, tõe tuli, Celsius, C sa valisid, eks ju, puhastab nii sinu seest kui ka sinu ümbert kõik. Celsius, vaata, siin oligi ja Rising from Ashes. Ma ütlesin ennem Celsius kohe alguses, temperatuur, vaata. Olgu. Tee. Sina, kes sa valisid, tee. Jah, ei, võib-olla. Ühesõnaga, mis see oli, on, mina tajun, et oht on, ehk siis sa küsisid selle inimese kohta
Emba-kumba sa nüüd küsisid, kas see inimene on minu elu armastus. No ma arvan, et sa said vastuse. Kui sa küsisid, et kas see inimene on mulle mitte mõeldud, ma arvan, et siis sellest vastused sa said ka vastuse, kas jah või ei. Et ise mõtle, mis see vastus nüüd täpsemalt tuli siis, et kui ta sellisena tuli, nagu ta tuli. Et ise teed omad järeldused, see on universumi saadetud. Vaatame, päris palju kaarte tuli, aga vaatame siis, mis siin oli. Tõeline mina, usalda ennast. Ja siin on olnud egomängud. Egomängudega mindud liiga kaugele. Ja kahjustatud inimese piire. Aga see on nagu uus algus. Siin jälle ei taha minna kaardipakki. Selgesti, et ma hakkan usaldama seda, eks ju. Et ei hakka frustreerima, ei hakka paigutama teda, kuulan, mis ta öelda on. Ja tee nagu dance, domino. Ja tegelikult siin ütleb ka kuulsus, imetlus, aplaus, show, spotlight, focused attention, teater. Ja siin on nagu mingi esinemine ükskõik mis vormis, kas siis kõnega, tantsuga, domino dance, mingi you are watching a movie. Ühesõnaga, siin on mingi, kus sa oled nagu rambivalguses basically. On see siis videodeel, on see siis kuskil teatris, kontserdil. Selles mõttes, et võib-olla sa oled küsinud siin mingit sellist küsimust, et kas ma peaksin alustama mingi sellise enda esitlusega või kuidas mul läheb või et kas mul läheb hästi või ma leian, et siin on positiivne vastus. Et anna tuld, ütleb. Mina tajun, et siin öeldakse, et ja ma tajun ka seda, et ütleb, vaata mu märksõnad olid selline dance ja domino. Ma tajun, et kui sa hakkad mingi oma esitlust tegema, sellest saab domino efekt. Sul hakkab nii meeldima või sinu publikule nii meeldib, et sellest saab domino efekt ehk neid tuleb riburada pidi neid esitlusi veel juurde, nõutakse juurde ja sa tunned ennast kui kala vees, eks ju, et see on niisugune nagu magic, vaata, kuidas see domino läheb niimoodi. Et vastus, ma arvan, et on jaa. Huvitav. Oh my god, vaadake. Ma küsisin, et üldkollektiivile siis ka mingi lisaks suvalisest kohast võtsin. Sai vist natuke liiga palju lobisetud, sellepärast, et tuleb jälle see välgukaart ehk mis puhastab kõik. Tõe tuli on ju. Välk on see, mis puhastab välja pingest. Tõde teeb seda. Loodus teeb seda välgu näol ja meie inimesed teeme seda tõe näol. Näiteks, kui suhtes on ka mingi alla surutud midagi ja siis, kui mingi tüli on, siis võib juhtuda nii, et keegi ütleb oma hingelt kõik selle välja ja võib ju arvata, et oh my god, kui jube see kõik on, et ta ütleb välja, aga kusjuures pärast on rahu majas. Teine inimene, kui ta armastab või mõistab seda inimest, ta saab aru, et olgu, et see oligi vajalik, et mul on tegelikult hea meel, et see välja tuli, ma ei teadnudki ja nüüd saab alles muutus tegelikult alguse. Et ma ei teadnudki, et see oli, et ma ei teadnudki, et sa niimoodi tundsid ennast või mida iganes. Ja tundub, et vist sain, see on see sama kaart. Triumph over evil. Oh my god. Booming. Conflict, opportunity to overcome. Ühesõnaga, jaa, see ongi võimalus millestki üle saada, kui tõest kinni haarata või tõde tõeliselt kuulata ja tajuda, et kas on sinu jaoks tõde, et kui su keha ju ei valeta, keha teab. Destroy trouble, electric display ja warning ja jälle warning, et tasub ikka Marise neid kaardilugemisi ja kanaldusi vaadata, et
et siin tuleb nagu hoiatusi siit ja sealt. Et ma usun, et see on üks minu tugevusi küll, kui mingid eesseisvaid hoiatusi, mida ei oska võib-olla oodatagi. Aga näitab ka sõprust. Soul Tribe. Network. Show up. Hang out. Meet in person. Soovitus on üldiselt ka suhelda inimestega sellel suvel. Et hästi soodus, hästi friendliness, togetherness, group, contact, relate. Selline sõbralikkus, mitte midagi tõsiselt võtmine, lihtsalt sõbralik chat nii-öelda, network on ju kogukond ja nii edasi. Ja, sest tundub, et mingid suurimaid, mingid asju ei ole tulemas, on pigem selline tasakaalustamise aeg, mis on tegelikult ka väga-väga vajalik enne uut algust. Et on mingi nagu vahe see. Vaatame, mis veel siis. Kurgukeskus, suhelge. Just siin väga palju tuleb suhtlemist. Raha. Teenitakse ka raha. Südametarkus. Kurgukeskus, raha, südametarkus. Ja viimased. Ja südamesse. Ebamaine õnnistus. Mis see tähendab? Elu, ilu. Ebamaine õnnistus. Päikese põimik. Saadakse paremat ühendust iseendaga, sest on tehtud ruumi uuele iseenda sees. Mingid vanad mustrid või vanad uksed sulgetakse, ma tunnen. Isegi ma tunnen, inimestel võib olla nii, et vanad asjad või kohad on ennast ammendunud. No siin kaardi lugemises tuli ka, et mingid inimesed võivad olla ennast ammendunud ka. Väga palju on soovitust tulla iseenda keskmesse. Võib olla ka sellist nagu kaarik tuleb, et mingit nagu liikumist palju ka. Kohal olemist. Huvitavad vastused tulid nüüd küll, jah. Olgu, kui sulle kõnetas, läks täppi, ma ei tea, mind ikka osati kõnetas ka, siis pane like, siis ma tean, et olgu, sa said oma vastuse, mis sul vaja oli. Hästi.